Tere kõigile! Mina olen siis Maarja Matteus, Hundipea kogukonna juht. Esiteks, mul on suur hea meel teid kõiki siin näha, et see hoone on tegelikult viimased 15 aastat olnud täiesti tühi. Et mul on tõesti väga hea meel siin elu näha ja me proovime siia siis seda elu järjest rohkem tuua ka. Ja elu on ka see teema, millest me täna tegelikult nüüd räägime. Et kui me räägime linnaruumist, siis linnaruum ei ole ainult hooned, tänavad seal vahel. See on elukeskkond, kus on putukad, loomad, taimed ja väga erinevad inimesed. Loomadest, putukatest, taimedest juba eelmine paneel veidike rääkis. Meie räägime erinevatest inimestest, kes meil siin elavad. Inimesed, kellega koos mõelda ja palume teil ka kaasa mõelda. Ja siin on meil olemas Sirle Salmistu, kes on maastikuarhitekt ja TalTechi Tartu kolledži vanemlektor. Siis on Leene Korp, kes on Tallinna linnaplaneerimise ameti ohutu koolitee projektijuht. Ja lisaks sellele veel haridusuuendaja ja Kola hoovi entusiast. Ja Jakob Rosin, kes on ligipääsetavuse konsultant ja koolitaja ligipääsukesest. Ja võib-olla esimese küsimusena sissejuhatuseks küsikski, et me kõik siin esindame mingit teatud huvigruppi, millest me erinevate inimeste puhul räägime. Et millist teie esindate ja miks see on just oluline linna kõigile tegemise puhul rääkimisel? Lähme siit järjest. Ma võin alustada. Mina uurin ja tegelen easõbraliku elukeskkonna kavandamisega, et easõbralikkus tähendab siiski üle terve elukaare kõiki inimesi. Küll aga jah, fookus on vanemaealistel inimestel, ütleme siis, et vanuses 65 ja peale. Ja võib-olla, et miks see tähtis on, et täna oleme jõudnud ühiskonnana sinna, kus rahvastik vananeb ja seda enam on see nagu hästi aktuaalne. Mina tegelen siis, nagu ametinimetuste pealt oli näha, tegelen lastega ja noortega. Põhiline fookus seni ongi olnud koolilastel, nii selles, kuidas nad kooli lähevad, kuidas nad koolist tulevad ja mida nad pärast kooli ka head saaksid õues ette võtta. Kuigi näen tegelikult ühiskonnas väga suurt vajadust ka selle järele, et tegeldaks rohkem ka lasteaedade ümbrustega, lasteaialastega. Ja tere ka minu poolt. Minu nimi on Jakob ligipääsukesest. Meie tegeleme siis kõigi ülejäänutega. Tegelikult jah, me loome disainime ligipääsetavuse lahendusi ja oleks alguses tahtnud öelda, et kõik on selle ligipääsetavuse sihtgrupp, mis on ka tõsi, aga tegelikult inimesed, kelle võime informatsiooni saada, kelle võime liikuda, kelle võime asjadest aru saada, olgu siis kas siis ajutiste murede tõttu või mingite muude terviseprobleemide tõttu. Ühesõnaga, need on kõik inimesed, kellel on ligipääsetavust tarvis ja see on siis see sihtgrupp, millega meie igapäevaselt väga erinevates valdkondades kokku puutume ja kelle jaoks lahendusi loome. Kui me räägime linnaruumist kõigile, siis see tundub nagu selline üldtuntud arusaam. Aga ma tegelikult arvaks, et nii palju, kui meie oleme siin erinevad, nii palju on ka arusaamu. Et äkki te võtaksite korraks enda sõnadega kokku, et mida teile tähendab linnaruum kõigile? Sirle? See on tõesti hästi lai teema ja seda ongi hästi raske kokku võtta. Aga jah, kes see kõik on, või kes on see inimene, kelle jaoks ruum kujundatakse, et sageli lähtutakse mingist müstilisest keskmisest, keda pole olemas.
aga minu jaoks linnaruum kõigile lähtub siiski inimeste vajadustest ennekõike ja just nendest eripäradest, et võib-olla siis siin saab lahti harutada juppideks, et kes need täpsemad sihtgrupid on ja siis vaadata, kui palju on vähegi võimalik neid ühisosasid nagu kujunduses ja planeerimises ära kasutada. Leene? Ma tõmbaks siit väikse intriigi käima ja ütleks, et hetkel on linnaruum ei kellelegi. Et ühelt poolt siis kogu see liikluskeskne linnaruumi kavandamine toob seda kaasa, et me ei mõtle olemise ruumile ja liikumisruumis siis ka ainult sellele, kellel on nagu 4 ratast all. Ja teiselt poolt ka nagu meil ei ole, kui me võtame näiteks andmed ja vaatame, kui paljud inimesed üldse oma igapäevaelus õues aega veedavad. Mul on selle kohta nali, et eestlane läheb õue siis, kui on matused või jaanipäev. Et enamiku ülejäänud ajast ta veedab hea meelega oma siseruumis või oma eraautos või siis on sunnitud tööl olema, eks. Et mingis mõttes linnaruum on inimeste väärtussüsteemist kuidagi nagu välja jäänud ja kui me räägime, et me hakkame nüüd looma seda kõigile, siis võib-olla väike ülepingutus, aga minu ettepanek oleks selline, et vähemalt kellelegi, et sellest esialgu piisaks. Ja ma arvan natukene sama, et meil ei ole täna sageli selliste keskkondade disainimisel selliseid häid sihtgruppe paika panna. Et üks asi, mis me teeme ligipääsetavuse vaates hästi sageli on see, et kui sa hakkad midagi disainima, sul on mingisugune, ma ei tea, keskkond, siis on jube hea, kui sa kirjutad endale välja, eks ole, mingisugused inimesed, kes selles keskkonnas toimetama hakkavad. Ja kirjutame nendele inimestele ka lood taha, et kes nad on. Ja et nendel on erinevad vajadused, eks ole. Et meil võib olla küll seal rikas ettevõtte juht, kes tahab tulla meie peenesse restorani sööma ja selles linna osas ringi toimetada. Aga näiteks see rikas ettevõtte juht murdis nädal aega tagasi jalaluu ära, ta on ratastoolis praegu. Või samal ajal kasutab ta viipekeele telki. Aga mis see küsimus? Küsimus oli, et mis on linnaruum kõigile? Mina arvan, et linnaruum kõigile, võtame selle lati korra alla, mina ütleksin, et see on see ruum, kus keegi ei pea oma kodust välja tulles elu pärast kartma. Kus inimene saab tunda ennast enesekindlalt, et sa ei pea igal sammul mõtlema, et mis nüüd edasi juhtub või mis oht siin nurga taga nüüd tuleb. Ma arvan, et need võiksid olla sellised esimesed märksõnad ja siis me saame edasi rääkida igasugustest mugavusaspektidest ja muudest toredatest märksõnadest. Aga kui edasi minna Jakobi mõttest, siis see, kuidas inimene tajub mugavust ja mõnusat linnaruumi on ka erinev, et kuidas toime tulla nende konfliktidega selles olukorras, et ühe jaoks on, teise jaoks ei ole. Mänguväljakud, käiakse koertega, käiakse lastega, tekib vastuolu, keda peaks arvestama. Kõiki, kuidas sa seda teed, et kuidas, kas seal peaks hakkama siis valima, kellele teha? Mis teie mõtted selles on? Võin proovida vastata. Jah, see sõna kõigile on väga ambitsioonikas, ütleme nii, et võiks isegi mõelda nii, et päris kõigile korraga ei olegi väga võimalik. Aga võib-olla siis mõelda niimoodi, et kui me teame, mis on erinevate, ütleme siis sihtrühmade või grupi inimeste sellised põhivajadused, et kui neid me saame täita ja võimalikult paljusid sihtgrupi põhivajadusi saame korraga täita, et siis see võiks ollagi nagu see eesmärk, et ma tahaks võib-olla ühe põhise sõnumina siin rõhutada sellist empaatiat, et nagu proovida ennast kellegi teise kingadesse asetada või näha seda, kuidas keegi teine selles konkreetses keskkonnas ennast võiks tunda või kuidas ta seda kasutada saab. Et siis see võiks olla nagu hea koht, kust alustada. Aga tõepoolest,
ütleme sellise universaalse disaini või kaasava disaini üks selline kriitika on olnud see, et kui teha midagi kõigile, siis samal ajal sa pakud nagu justkui mitte kellelegi, et sa ei teegi kellelegi midagi. Et loomulikult see ei välista seda, et on olemas mingisugused erilahendused, eridisainid ja eri sihtgruppidele mõeldud väga spetsiifilised kohad ja kujundused. Et see kindlasti ei tähenda seda, et kõike peaks nagu ühe vitsaga või ühe malli järgi tegema. Aga jah, et seda empaatiavõimekust endas kasvatada ja püüda aru saada siis sellest nagu inimestest, mida nemad ootavad või soovivad sellelt konkreetselt kohalt. Et tõepoolest võib-olla ütleme siis mänguväljakul võib-olla ei ole alati kohane koertega käia, aga ütleme ühel sellisel tüüpilisel mänguväljakul võiksid erinevad generatsioonid omavahel kenasti hakkama saada ja koos seda kasutada ja koos rõõmu sellest tunda. Minu jaoks tundub natukene see, et me saame rääkida nagu meie see paneeli pealkiri ütleb, et linnaruum kõigile, eks ole, et sellisest suurest asjast nagu linnaruum me saame rääkida kõigile. Aga kui me nüüd hakkame selles linnaruumis, see kõik moodustubki sellest, et selles linnaruumis, või me võime võtta ka mingi hoone või mis iganes, selle sees on killukesed, mis on mõeldud erinevatele sihtgruppidele. Et kui me võtame selle sama laste mänguväljaku näite, laste mänguväljak kõigile kaasarvatud koertele, see tekitabki konflikti. Me peame arvestama sellega, et meil ongi mingisugused keskkonnad, mis on esmajoones mõeldud nendele inimestele. Ja siis me püüame sinna kõrvale leida neid erinevaid teisi sihtgruppe, mida me võiksime üritada vältida oma töös on see, et me tõstame aga mingid grupid välja. Kui me teeme laste mänguväljaku, siis me teeme selle selliseks, et sinna saab tulla ka laps, kes nii hästi ei roni redelist üles näiteks. Või kes sai juba 14. Või kes sai juba 14, eks ole, täpselt. Et mis ma tahan öelda on see, et ma arvan, et igasugustes keskkondades on väikesed piirid, kellele see lahendus mõeldud on. Et see on see vaade ka, et ligipääsetavus näiteks, eks ole. Meil on hästi palju erinevaid detaile, miljonites lahendusi, aga nendega ei tasu ka alati nagu selles mõttes lolliks minna, et igal pool ei ole need asjad jätkusuutlikud. Sest et kui me hakkame proovima ühte konkreetsesse keskkonda, näiteks laste mänguväljakule suruda kõik sihtgrupid, siis me saame tulemuseks keskkonna, kus mitte kellelgi ei ole hea olla, eks ole. Meil on siin just lõuna, meil on väga palju erinevaid sööke, meil on väga paljude maitsetega inimestele meeldivad erinevad söögid. Me võiksime öelda, et aga viskame kogu selle pudru blenderisse kokku, laseme läbi ja seal on ju kõik olemas, liha, kala, salatit ja kõike seda. No ilmselt see ei oleks väga maitsev, eks ole. Sellepärast meil ongi võimalused erinevateks keskkondadeks, erinevateks variantideks, aga me ei tohiks ka püüda nende keskkondade loomisel kedagi välja jätta. Põhihäda ju praegu on selles, et need inimesed, kelle jaoks keskkondi ei kujundata, siis minu puhul siis ma tegelen laste ja noortega, liikuvusruum ei arvesta lapse nägemisega või selle vaatenurgaga, eks ole, ei arvesta sellega, et lapsed teevad palju vigu. Et selles mõttes me pigem oleme jõudnud mingisse sellisesse kohta, kus me kuidagi lihtsalt lepime sellega, et oma viga, kui sa ei löögi autolt. Et mingis mõttes me ju võib-olla ei pea seda ideaali ette kujutama nii väga, kuivõrd seda nagu elutervet vahepealset ala jällegi, kus linnaruum andestab sellised vead, mida lapsed kipuvad tegema ja mida võib-olla ka vanainimesed kipuvad tegema või erivajadustega inimesed kipuvad tegema, et see on nagu ette disainitud sellisel viisil, et äppardused ei lõppe katkise maksaga. Ja teine asi, mis ma hirmsasti tahaks siia juurde öelda, on see, et kuidagi tekib nagu mure või hirm kogu seda asja kindlasti kuulates, et see on jube kallis. Ja mina hetkel olen seotud siis sellise projektiga nagu Ohutu koolitee, kus põhimõtteliselt tati ja teibiga ehk siis pollarite, liiklusmärkide, joontega Tallinna linnas olevate koolide ümbrusesse pannakse juurde lahendused, mis tõstavad ohutust. Me mõõdame seda ohutust objektiivsete vahenditega, selleks on loodud audit. Me auditeerime enne, kui see sekkumine toimub. Me küsime kooli käest, mis on teie ootused. Me jälgime seda kohta mitu päeva, umbes, et kust kaudu lapsed liiguvad, kus need autojuhid peatuvad, mida teevad Bolti juhid.
ja siis me teeme tõesti väga lihtsate vahenditega, mis on väga soodsad selle muudatuse ja me võime seda liiklusohutust tõsta lihtsalt jõhkralt ja selleks ei kulu mingi üle 10 000 euro näiteks. Et mingis mõttes üks probleemidest ja takistustest, mis siin kogu aeg on see, et me arvame, et me peame looma mingi üliideaalse asja, üli hästi disainitud, läbimõeldud, kalli infrastruktuuri investeeringu, projekteerimistingimused, geoalused, et põhimõtteliselt saab lahendusi luua juba täna, teha nad kiiresti, teha paindlikult, kui post siin ei tööta, tõstad ümber ja teha nii, et muutus on kohene. Et mingis mõttes me disainime kuskile kaugesse tulevikku, aga tegelikult vajavad lahendused juba täna ära tegemist. Ma võib-olla lisaks veel siia otsa, nagu tulles tagasi oma võib-olla sellise põhisõnumi juurde, et need vajadustest lähtumine, et mis siis need vajadused võib-olla on, et tuletaks korra nagu meelde, et üldjuhul inimestele meeldib olla iseseisev. Autonoomia on see, et ise hakkama saada nii palju kui võimalik, nii kaua kui võimalik. Ma arvan, et sõltumata vanusest. Siis meil on oluline, et meil oleksid mõtestatud ja tähenduslikud tegevused. Kui me liigume ringi või oleme kuskil paigal, siis loomulikult sotsiaalne suhtlus, sellised kontaktvõrgustikud ja võimalus üldse kuskil kellegagi kokku saada, et kas see ruum pakub seda võimalust või on ruum ainult kuskile läbiminekuks. Ja loomulikult siin juba mainitud liikuvus ja füüsiline aktiivsus on üks asi, mis kindlasti aitab kõiki. Et täna räägitakse ju hästi palju sellest, kuidas vähene füüsiline aktiivsus toob ühiskonnale palju kulusid, ennekõike tervishoiukulusid ja kuidas sellega saaks hoida palju kokku ja muuhulgas ka ennetada erinevaid tervisemuresid, kui keskkond vaid võimaldaks olla füüsiliselt aktiivne, et see on nagu hästi oluline. Ja loomulikult siia puutub siis see füüsiline ligipääsetavus nagu hästi tugeva teemana, selline katustermin, et need on sellised fundamentaalsed vajadused, et see ma ütleks, et võib-olla need on põhilised asjad, põhiprintsiibid, millega nagu saaks arvestada keskkonna kujundamisel, et neid võiks endale aeg-ajalt meelde tuletada ja püüda vaadata, kas siis nagu need erinevad sihtgrupid, et kas nende sellised vajadused ja ilmselt on ka spetsiifilisi vajadusi veel juures ja neid on detailides hästi palju, et tegelikult sageli me ju teame kõik, et saatan peitub detailides. Et üks väike pisiasi võib muuta kellegi elukvaliteeti niivõrd oluliselt, et see kas siis takistabki või võimaldabki tal mõnda ruumi kasutada. See on selles mõttes ligipääsetavust või sellist sõbralikust füüsilises keskkonnas hästi sageli ma näen seda, et inimesed kardavad selle teemaga tegeleda, sest see on ju meeletult keeruline. Mismoodi me nüüd siis teeme neid asju? Need on ja nagu sa ütlesid, et need on kallid ja nii edasi. No ma ei tea, kui me räägime linnakeskkonnast, alustada võiks sellest, et paneme teede äärde näiteks pinke. See on ju ka ligipääsetavus. Või mõtleme läbi viidastuse ja sildistuse, eks ole, et kui me mõnda hoonesse tuleme, et me nagu ei peaks 3 tiiru ümber maja tegema, saama kõikide inimestega, kes lähekonnas elavad sõbraks ja küsima, et kuulge, kust ma siit nüüd sisse saan. Et selline, ja need ei ole kallid lahendused, need lihtsalt eeldavad sellist väikest läbimõtlemist, aga need sihtgrupid, keda need lahendused teenindavad, eks ole, pingid näiteks, eks ole, on absoluutselt kõik või hästi loodud viidastus ja kergesti äratuntavad sildid, eks ole. Et kasu inimesele ja see ühelt poolt see faktiline kasu on, et sa hoiad aega kokku, aga teiselt poolt ka selline emotsionaalne tunne, et issand, kui lihtne. Mul on hea olla, ma võtan siin pingi peal istet, söön lõunat, nüüd lähen vaatan siin, sildid, kõik jubegi ära, et sul on hea olla ja juba me oleme mingisugust kvaliteeti tõstnud. Siia saab ühe aspekti veel juurde tuua, et mina väga-väga palju kasutan oma töös ja nendes, mis mul on vabatahtlikud hobid on siis ka nagu see kolahoovi teema, ma kasutan hästi palju andmeid.
et mida rohkem andmeid, seda tõsiseltvõetavamana ma mõjun. Ja näiteks üks asi, mida ma alati inimestelt küsin, kui ma rääkimas käin või saan mingisuguse ametijuhiga kokku, on see, et mis te arvate, kui palju täna Tallinna lastest iga päev autoga kooli läheb. Ja siis ma palun neil kätt tõsta, kui nad jõuavad enda arust õige vastuseni. Ja siis ma küsin 10%, keegi ei tõsta kätt, 20%, keegi ei tõsta kätt. Hakatakse kätt tõstma siis, kui on arvud 70, 80, 90. Suurem osa inimesi arvab, et juba täna enamik lapsi liigub kooli autoga. Tegelikult see osakaal on, ütleme, hommikul 35, pärastlõunal 18 ja me räägime Tallinnast. Väikelinnades on see veel väiksem. Ehk siis me oleme oma peas juba ette alla andnud mingis mõttes mingite sihtrühmadega tegelemise, juba ette mõelnud selle, et niikuinii vanemad teevad ära selle töö, niikuinii viivad, toovad ja siis lõpuks saadavad trenni. Et see on selline mingi väike mõttemuster, mille nagu murdmisega meie peame tegelema, et juba on nagu mingisugune olukord välja kujunenud. See on paratamatu, ma saan väga hästi sellest aru, kust see tuleb, kui ma lähen hommikuti teen koolide juures paikvaatlusi, siis jääb mul sama mulje, sest autosid on juba praegu liiga palju. Mis sest, et ainult, ma ei tea, 1000 lapsest 300 jõuab kooli, aga 300 autot ongi liiga palju. Aga et see üldistus, mis hästi kergesti tekib, on tegelikult see vale üldistus ja siis on väga hea nagu nende andmetega siis natuke nagu nihutada neid inimeste eelarvamusi või selliseid arusaamasid. Hästi palju mõtteid kindlasti, mida mõelda, aga kui inimesed, kes siin saalis istuvad, ütlevad, et tahakski päriselt homsest natukene teistmoodi teha midagi ja tahaksid natukene lisaks lugeda või kuskilt mingeid reegleid, et mismoodi teha asja paremini, mida te soovitaks lugeda ja millega tutvuda? No, kui me räägime ligipääsetavusest, ma alustaks üldse seaduse järgimisest, et võiks seaduseid lugeda. Meil on Eestis tegelikult, päriselt, meil on üks seadus, mis minu meelest on väga hästi loetav ja väga praktiline, on ehitusseadustiku määrus 18, mis defineerib, nad küll nimetavad seda puudega inimestele ligipääsetava keskkonna loomiseks, aga mina näen seda kui mõistlikke praktilisi lahendusi selleks, et luua füüsilist keskkonda erinevatele inimestele ja et see keskkond oleks ligipääsetav ja hästi toimiv. Ja mis oleks nagu teine mõte on, mis ma vahel näen, mis on probleemiks, on see, et ei julgete tulla küsima. Ja siin on oluline just seesama konflikti teema, mis meil ennist läbi ka käis. Et kuidas me lahendame mingisugused konfliktid eri gruppide vahel. Selle jaoks ongi olemas eksperdid, kes tegelevad ligipääsetavusega, kes omavadki ülevaadet väga laia spektriga kasutajate vajadustest. Ja kes oskavad sulle une pealt öelda mingisuguseid lahendusi mingitele probleemidele, eks ole, et kui kõrge mingisugune äärekivi peab olema, nii et ratastooli kasutaja ei saaks vihaseks ja valgekepi kasutaja ei saaks surma. Et erinevaid detaile ongi nende ekspertide peas, meil on siin 3, 4, 5 tähendab on meil siin kokku vist, jah. 4 ainult või? 4, vabandust. Mul on ühesõnaga 4, see suhtlemine ja nõu küsimine on see, mis alati esiteks ta hoiab kokku aega, sageli ka raha, et pärast on jube hea tulla ja ütelda, et oleks võinud teisiti teha. Et see inimeste peades peitub tohutult palju tarkust. Ma lisaks siia juurde, et materjali, kuidas või mida teha ja infot lugeda, et seda on täna võib-olla isegi juba kohati liiga palju, et hästi raske ongi selles infovirvarris orienteeruda ja nagu see õige kontsentraat nagu üles otsida. Et on ju koostatud Eestis ka juhendeid kõiki kaasava elukeskkonna kavandamiseks ja lühemaid ja pikemaid juhendeid. Alles hiljuti valmis näiteks vanusesõbraliku Eesti põhimõtete selline üsna lühikene, olulisemaid põhimõtteid sisaldav juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele, aga tegelikult laiemalt nagu kasutamiseks. Et tõesti seda infot on päris palju ja ilmselt on ka koolis õpitu või ülikoolis õpitu nagu kuskil olemas.
et ma ei tahaks öelda, et oleks veel mõnda uut juurde vaja ilmtingimata, aga et võib-olla aeg-ajalt jah, küsida siis nõu ja pöörduda mõnede ekspertide poole või siis ka muid meetodeid võib-olla, kuidas seda teadmist nagu võib-olla praktikasse paremini saaks viia, sest et täna me ka siin räägime ja on räägitud viimased 15, kui mitte 20 aastat nendel samadel teemadel, aga jah, et praktikasse võiks rohkem jõuda. Minu arust häda on selles ka, et kokkuvõttes kujundavad ju nii paljusid lahendusi hoopis mingisugused regulatsioonid või protsessid, mille sa pead läbi käima siis arhitektina või siis linnaametnikuna, et näiteks mina olen siis 4 aastat tegelenud kolahoovi edendamisega ja kolahoov on siis väga palju riske ja vaba mängu pakkuv mänguväljak kooliealistele lastele, kus on selle asemel, et on nagu sertifitseeritud objektid või rajatised, on seal lahtine kola, ehitusjäägid, puutüved. Normaalselt lapsepõlves olema peab. Nagu jah, paljude inimeste tagahoovides vanasti oligi, eks ole, tänapäeval ei ole enam selliseid tagahoove eriti. Ja see on ikkagi jõhker väljakutse mõelda, et mõnigi nendest elementidest jõuaks kuhugi koolihoovi, jõuaks kuskile lasteaiahoovi, sellepärast et sertifikaadid, sellepärast et see rajamisprotsess, siis see pinnas seal, eks ole, et kogu see regulatsioonide maailm võtab selle riskivalmiduse ju kiiresti maha, et mis sa siin ikka riskid, kui lõpuks tulemust ei tule. Õnneks siin saab ka lugeda võib-olla seadusi, et tegelikult ka näiteks kolahoovid on tänu Saksamaa tublile eestvedamisele Euroopa Liidus ikkagi näiteks lubatud, neil on lihtsalt omad tingimused, kui nad on lubatud. Ja teine asi, mis minu arust ka takistab või on see materjal, mida on liiga palju loetud, on igasugused, ma ei tea, erialaselt välja kujunenud piiblid või sellised nagu mingid tüüpkogumikud, millele kogu aeg toetutakse. Minu põhiprobleem on siis sellega, et meil on olemas linnatänavate standard, mis näeb ette nii palju asju nii automaatselt ja on muutunud ka väga paljude liiklusinimeste jaoks ka selleks dokumendiks, millega ei vaielda ja millega konkureerivalt on väga raske luua. Sa võid väga häid teha, uusi tänavagiide ja kõiki asju, aga nad ei konkureeri sellega, et kui täpne või mis nurga all täpselt peab olema siin see kurv, eks ole. Et mingis mõttes on võib-olla loetud juba liigagi palju. Et võib-olla oleks vaja just selliseid mitmekesisemaid kogemusi selle asemel. Võib-olla lisaks siia veel 2 mõtet juurde, mida ma tahaks võib-olla nagu esile tõsta või oleks nii tore, kui siit mida kaasa võtta. Et võib-olla see ei ole ka nagu otseselt nagu juhend või miski, ka lihtsalt meeles pidada, et võib-olla juhinduda sellisest kontseptsioonist nagu tervis kõigis poliitikates. Et mis tahes valdkond võiks nagu lähtuda tervise argumendist, et mis asi see on või kuidas õigemini linnakujundus ja linnaplaneerimine saab toetada tervist ja tervislikke valikuid. Et mis need meetodid on, mille kaudu me siis saame inimeste füüsilist ja vaimset tervist toetada. Ja teine mõte on see, et mitte ainult ära küsi eksperdilt, vaid küsi ka inimestelt, et tee koos, loo koos, et me igaüks oleme oma elu ekspert. Et kui on nagu huvigrupis vanemaealised, siis hea praktika on see, et kaasatakse neid juba disainimise algfaasis, et mitte ei kaasata neid alles hiljem, kui on vaja midagi esitleda, vaid et tehakse koos ja siis ongi iga koht ja iga inimgrupp või nagu see kogukond on niivõrd erinev, et üks lahendus, mis töötab ühes kohas, ei tööta jälle teises kohas, sest inimeste vajadused on erinevad ja vajadused ka muutuvad ajas. Et me võime ju arvata, et kõik 67-aastased vanemad naisterahvad on hallipaised, vokki veeretavad tädid, aga tegelikult täna nad ei ole enam sellised või siin see stereotüüpiseerimine, eks ju, et kui me räägime näiteks vanemaealistest inimestest, siis me räägime üle 40-aastasest sihtgrupist. Et täpselt nii mitmekesised on ka need inimesed, kuivõrd mitmekesised on nooremad eagrupid ja päris väikesed lapsed.
et võib-olla need mõtted, et see koos tegemine, inimeste kaasamine juba algfaasis ja siis lähtuda sellisest tervis kõigis poliitikates põhimõttest. Jah, aga kui ütleme, te kõik peaksite tegema ja saaksite teha ühe otsuse, et Eestis läheks olukord selliseks, et oleks see linn meil rohkem arvestav erinevate inimestega. Mis see number 1 asi, see kõige kriitilisem teie meelest oleks, mida peaks tegema ja muutma? No kuna linnasid praegu lõhub eeskätt ikkagi autoliiklus, siis mina võtaks kiiruspiirangud väga jõhkralt ette. Just taastati Kopli tänavat ja pandi tagasi kiiruspiirang 50, mis selle ääres on mitu kooli, seal on trammitee. See on lihtsalt nagu sellist asja ei tohiks juhtuda 2025. Et ma teeks esimese asjana selle ära. Mina võib-olla selle kiiruspiirangute vähendamine on hästi tähtis väga mitmete liiklejate seisukohast, eks ole. Ja ma prioritiseeriksin täiesti edasises kavandamises nende liiklejate tasakaalu ümber ja keskenduksin oluliselt enam kergliikuritele sellepärast ja jalakäijatele veel enam. Ja sealhulgas lisaks sellele, et me nagu kavandame seda infrat, eks ole, et me saame jätkusuutlikult ühest linnaosast teise liikuda jalgsi või siis kergliikuriga. Ma mõtleksin samamoodi ka kommunikatsioonile, et meie kommunikatsioon, ma mõtlen igasugused hoiatused, mis meil tänavatel on. Siin tuleb kõnnitee, siin tuleb sõidutee, siin on raudtee, perrooni serv ja nii edasi. Et need oleks edastatud inimestele erinevate meelte kaudu, mitte ainult läbi siltide ja viitade, mis meil on kuskil posti otsas, vaid kasutades inimeste teisi meeli. Sest et sageli on meie silmad täna telefonis, sageli on meie silmad täna kuskil hoopis mujal ja sealt tekib täpselt samamoodi. Ma teeksin sellise prioritiseerimise ümberkorralduse ja samamoodi laiendaksin siis neid dimensioone, kus meil täna kommunikatsioon toimub inimesega. Nii raske on ühte valida. Kui vaid saaks selle otsusena vormida, et ole empaatiline või ole hooliv või arvesta teistega, et siis ma vormiks selle kuidagi otsuseks, et kuidas saada inimesed oma kodudest välja ja et nad ka seal väljas püsiks ja neil seal midagi teha oleks, et oleks rohkem sihtkohti, kus saab mõtestatud tegevusi teha. Rääkisime ka erinevatest hoiatustest ja siltidest, et päris palju tegeletakse praegu ka Smart City lahendustega, mis ongi sellised digitaalsed lahendused. Kui palju te arvate, et need päriselt muudavad linnaruumi paremaks ja arvestavamaks ja turvalisemaks? Nad kindlasti muudavad sellepärast, et kui me suudame arvutile teha selgeks, mismoodi siin asjad toimivad, olgu see arvuti siis isejuhtivas autos, isejuhtivas robotkulleris, siis me suudame luua näiteks igasuguseid muid lahendusi selle ümber tehnilises mõttes, mis inimesi toetaks, eks ole. Kas ta aitab nüüd inimest, kes ei näe, öelda talle või muuta seda infot ligipääsetavamaks? Kas ta aitab kellegi liikumisabivahendit juhtida või anda sellele liikumisabivahendile informatsiooni selle kohta, et milline tee eespool on ju, et meil on seal löökaugud, et teeme siit väikse ringi. Aga igasuguste nutilinna lahendustega mis on väga head. Me ei tohi ära unustada seda, et meil ei ole kõik inimesed selles nutisfääris. Meil ei käi kõik inimesed nutitelefon taskus või kell käe peal. Kõik inimesed ei ole valmis mingit QR-koode skännima ja äppe alla laadima või liikuma linnaruumis nagu üks silm kuskil telefonis. Ehk siis, kui me loome neid lahendusi, siis me peame suutma luua sinna ka selle kihi, et inimene, kellel ei ole seda ekraani kaasas, saaks samamoodi neid kasutada. Et me ei pane näiteks bussipeatusesse ainult seda QR-koodi, et skänni seda ja saa teada, mis kell tuleb järgmine buss, vaid me teeme sinna ka näiteks mingisuguse ekraani, mis seda informatsiooni kuvab, eks ole.
sest et kõigil ei ole meil täna veel nutitelefone. Ja ma ei tea, kas see on nüüd mööduv olukord või mitte, tõenäoliselt see kindlasti aina rohkem inimesi ju meil täna digilahendusi kasutama hakkavad. Aga mis ma tahan öelda on see, et me ei tohi kunagi ära unustada seda, et meil on hästi palju sihtgruppi, kes täna kas vabatahtlikult või mingitel muudel põhjustel ei kasuta igasuguseid digilahendusi. Ma olen nõus ja see jutt ei käi ju ainult, sageli arvatakse ekslikult, et just vanemaealised on need, kes elavad nagu mingis digivabas ühiskonnas. Aga tegelikult see ei ole päris nii, et nooremate inimeste seas on väga palju neid, kes vabatahtlikult just tahavad seda ekraanivaba aega ja nagu loobuvad sellistest nutitelefonide kaasas kandmisest või üldse selle kasutamisest, et jah, alles eile oli mul endal isiklik kogemus, et ei saanud hoiukappi kasutada sellepärast, et puudus QR-koodi skaneerimise võimalus ja mis ma siis teen. Et tõepoolest, et alternatiivseid lahendusi ja tarkasid alternatiivseid lahendusi, mis ei ole digitehnoloogilised, et neid võiks ka ikkagi endiselt arvesse võtta. Ja ükskõik, kui digitargad meie inimesed on, et see vajab nagu pidevalt nagu juurdeõppimist, et ma ei tea, kas me nagu mingis teatud vanuses oleme valmis sellega kaasas käima, ilmselt oleme, aga just nimelt, et kas me tahame. Ma jällegi laste ja noorte sihtrühm. Minu eesmärk on see, et need nutitelefonid ei jõua väikeste laste taskutesse niipea, sest et mis puudutab õppimist, siis õppimine tegelikult eeldab ajutööd ja kui see ajutöö usaldatakse tehisarule, siis me tegelikult oleme kaotanud õppimises ja seda on väga lihtne teha, kui sul see telefon juba olemas on ja pigem peaks liikuma nagu selle poole, et ka ruumilised lahendused toetavad elu toitutelefoniga. Aga teistpidi tehnoloogia, eks ole, tehnoloogia ei ole lahendus, tehnoloogia on tööriist ja üks võimalus mingit probleemi lahendada. Ehk siis see ongi see küsimus, et igasuguste nutilahenduste puhul ma nagu esitaks alati selle küsimuse, et mis probleemi me praegu lahendame, mis on see mure, mida me üritame praegu kõrvaldada ja kas me teeme seda nüüd, kas see tehnoloogia tõesti on siin parim lahendus ja see võib väga sageli nii olla või me teeme seda lihtsalt sellepärast, et see on nagu äge. Meil tuli mingi idufirma, kes müüs meile oma idee maha, eks ole, et kuulge, võtke ja ostke. Ja nüüd me teeme seda lahendust, et see on puhtalt sellepärast, et see on nuti ja digi, et sellepärast me paneme need lahendused siia. Aga kindlasti on ju neid aspekte linnaruumis küll, mis annaks ligipääsetavus või üldse sellisele paremale kulgemisele juurde informatsiooni. Mulle meeldis üks hiljutine artikkel, kuidas, ma ei ole kindel, kas see toimis ka Eestis või kas see toimis ka Boltiga, aga ma tean, et oli üks tõukeratta rendifirma, mis kasutas ära oma tõukeratastes olevaid andureid. Seal on hästi palju igasugused sensoreid ja nad tunnevad ära, kui toimub, eks ole, nad kasutavad muidu seda selleks, et kui keegi selle ratta maha viskab, siis see inimene, kes sellega sõitis, saab trahvi, et sa käitud ebakodanlikult. Aga siis neil on need samad andurid ja need tajuvad ära ka näiteks selle, et kui sa sõidad august läbi. Ja teine asi on see, et tõukeratas väga hästi teab, kus ta on. Ja siis nad hakkasid kaardistama, et näiteks kui päeva jooksul tuvastati teatud arv august läbisõitmisi ühe koha peal, siis saadeti linnasüsteemi kohe raport, et kuulge, et selle kõnnitöö peal on löökauk, mingi parandage ära. Ja me automaatselt saame hakata nagu keskkonda muutma mugavamaks, ligipääsetavamaks. Et inimestel ei tekiks ohtu komistada, et sealt saaks ilusasti üle ja nii edasi. Ilma selleta, et me kulutaksime ressurssi mingisugusele seirele ja igasugustele muudele protsessidele. Ja niisugused asjad on väga ägedad, kui sa tehnoloogias ära kasutad. Kui kõik linnaplaneerijad, arhitektid hakkavad oma töös neid eesmärke täitma, mõtlema sellele rohkem, lugema rohkem või vähem, reegleid täitma rohkem või vähem, aga mõtlevad sellele kindlasti rohkem ja arvestama erinevate inimestega. Mis te arvate, et näiteks kui 20 aastat on natukene teistmoodi seda linna ja linnasid planeeritud, mis 20 aasta pärast on linnas paremini? Ma igaks juhuks täpsustan. Mina arvan, et inimesed ei peaks või praegu, ütleme,
meie vestlust kuulajad ei peaks muretsema selle pärast, et nüüd kusagil on mingisugune meeletu pinu reegleid, mida peaks täitma, et muidu on asjad pahasti. Pigem on asja mõte siin selles, et me mõtleksimegi laiemalt, me esitaksime endale neid küsimusi, et kuidas see inimene saaks selle lahendust kasutada, kuidas see inimene selles keskkonnas ennast tunneb. Aga mis on 20 aasta pärast teisiti, kui nüüd absoluutselt tänasest me siin kõik oli, et 100% hakkame väga ligipääsetavalt neid lahendusi looma, siis ma arvan, et esiteks konverentsi korraldajatel on raskem, sellepärast, et nad ühte paneeli enam ei saa korraldada, sest et sellest ei ole mitte midagi rääkida, meil on kõik väga hästi. Ma arvan, et inimesed on palju õnnelikumad ja me tunneme ennast oluliselt turvalisemana. Inimesed saavad tegelikkuses tegeleda nende asjadega, millega nad tahavad tegeleda. Et kui ma räägin ligipääsetavuse erivajadustega inimeste sihtgrupist, siis 75% mingisugusest minekust ei lähe mitte sellele, et kui ma tulen konverentsile, et mis ma siin konverentsil kuulen ja kellega ma kohtun ja nii edasi. 75% sest aurust läheb planeerimisele, kuidas ma sinna üldse kohale jõuan. Kas ma saan sinna iseseisvalt kohale, millised takistused, seal on teeületused, millised bussid ja milline ühistransport sinna läheb. Kas sinna läheb, kas seal bussipeatuses on pink, kus ma saan oodata, nii edasi. Neid küsimusi, mida üks inimene enda käest võib küsida, on sadu. Ja 20 aasta pärast ma tahaks loota, et inimene ei pea enam neid küsimusi enda käest küsima, kui ta tahab kodu uksest välja minna. Ma arvan, et need samad asjad, mida Sirle välja tõi ühelt poolt, see sama autonoomia on parem, seotus on parem, liikutakse rohkem. Mina olen võtnud endale oma tööde tegemistega eesmärgiks, et 10 aasta pärast kõik eestlased, kõik Eestis elavad inimesed, sõltumata sellest, kas on november või aprill või mis iganes kuu, et nad veedaksid iga päev 1 tunni õues. 10 aasta pärast siis 1 tunni, aga võib-olla 20 aasta pärast siis 2. Et see oleks väga hea siht, mille poole pürgida. Vahepeal kadus mõte ära, aga tahtsin ka lisada või öelda seda umbes sama, mida Leene just mainis, et võib-olla 20 aasta pärast mina hea meelega näeksin, et meil oleks inimesi rohkem väljas, linnaruumi kasutamas, et nagu üks kvaliteetse ruumi väärtus või hindamise asi ongi selles, et kui kaua me aega veedame väljas, ehk siis, et seal oleks midagi teha, seal oleks kuskil olla ja et kui selline ruum on kujundatud, siis me võiksimegi näha rohkem inimesi ruumi kasutamas. Et kui täna küsida, et miks me ei näe seda või teist inimgruppi linnaruumi kasutamas, siis võiks küsida, miks me neid ei näe. Et kas neid pole olemas, vaevalt, või ei ole keskkond toetav. Väga toredad mõtted. Võib-olla lõpetuseks igaüks ütlebki nagu paar mõtet lihtsalt kaasa sellest, mis me täna rääkisime. Mida keegi peaks võtma 2 mõttena kaasa? Sinu poolt, Leene, tuli see tatt ja teip, ma tean, aga äkki midagi veel? Tatt ja teip ja 2 tundi. Jakob? Minu poolt, mida võtta kaasa, on see, et suhelge inimestega, suhelge ekspertidega, tulge küsige nõu ja teeme need asjad ära. Sellepärast, et me oleme, nagu siin juba kõlas, sellest ligipääsetavusest ka on räägitud 10 aastaid, 15-20 aastat vähemalt. Hakkaks nüüd ükskord tegema midagi. Tahaks ka öelda, et ka väikesed asjad loevad. Iga väiksem sekkumine on ka tähtis. Et saab asju teha nagu lühikeses perspektiivis ja pikemas perspektiivis ja kõik need lahendused ei pea ilmtingimata ka palju maksma, et selleks, et luua niisugust kvaliteetset väljas viibimise ja väljas liikumise ruumi. Et kõik asjad loevad.
ja loomulikult on ruumikujundajate nagu arsenalis nii palju erineva kategooriaga olulisi ülesandeid ja selle tasakaalu leidmine kõikide erinevate asjade vahel on nagu hästi oluline. Et see ongi raske töö, aga et võib-olla mõte, et rohkem mõelda just nagu inimese nagu lähtuvalt inimesest ja tema vajadusest, et kellele me lõppkokkuvõttes ruumi loome ikkagi, et see võiks olla üks mõte, mitte uus. Ehk siis kokkuvõttes teeme koos ära. Aitäh kõigile kuulamast.